tahtsin just öelda, et nii salapärane ja siin kõik pime ja müstiline oli. Aga see müstika pool päeva on meil juba läbi Mitte-teatrite festivali. Täielik müstika, kus see aeg nii ruttu on läinud. Läinud, kadus ära. Minu taskus ka ei ole. Mul ei ole taskutki nagu selgus. Me oleme siin kõik koos Mitte-teatrite festivalil. Mulle tundub, et siia hakkab juba kogunema lisaks väikestele lasteaialastele ka suuremaid lapsi. Teie jaoks ma tutvustuse teen nende 3 inimese kohta natukese aja pärast. Aga praegus on sõna neil, sest neil on väikestele lasteaialastele ühte-teist öelda. Kas on vaja mikrofoni? Ma arvan, seda on vaja võibolla filmi jaoks. Sa liitistad, jah? Ei ole vaja? Ei hakka mikrofoni võtma. Aitäh teile nii toreda päeva eest. See oli tõeliselt lustlik päev. Väga tore oli näha, kuidas lapsed aitasid üksteist. See tore koostöö, hiiglama vahva. Ja mõni lavastus paistis silma võib-olla natukene rohkem sellise mõnusa ülesehituse poolest. Teisel oli jälle selline hästi tore muusikaline kujundus. Ja igal pool oli äärmiselt tore näha seda, et lapsed olid innuga asja juures. See oli nii armas vaadata. Mingisuguseid märksõnu ma ka kuskile siin panin. Mina tahan lihtsalt õpetajatele öelda seda, et aitäh. Kõige tähtsam selle asja juures, mida te teete, on ju see, et kasvatate tulevikus neid, kes meie teatrit armastavad ja see on nii tänuväärne töö. Ja see, mis ma tahan siia juurde öelda, et mul oli täna teie pealt väga palju õppida, sellepärast, et te olete leidnud mingisuguseid kavalaid ja ägedaid nippe, kuidas need väiksed näitleja hakatised panna tegema neid lõbusaid ja toredaid asju, mis neile endale ka rõõmu pakub. Et väga tänan, siin oli mõnes etenduses midagi sellist, mida ma kindlasti ise kasutaksin. Aitäh, et mind õpetasite. Ja mina ütleks omalt poolt veel ka, et lastele veel eraldi, aga just siis juhendajatele, et väga-väga lahe oli näha, kuidas oli kasutatud erinevaid rekvisiite väga-väga originaalselt. Mulle väga meeldisid paljud lavakujundused. Minu eriline lemmik oli see, kui mitmed olid kasutanud seda projektorit, et luua selline eriline maailm, siis mis iganes see lavastus oli. Ja lisaks sellele nii palju väga-väga lahedaid kostüüme, see oli lihtsalt imeline vaadata, et ma juba ette ütlen ära suur aitäh teile kõigile ja palun kõik, kes on juba täna siin olnud, teil suur aplaus teile, te olete tõeliselt. Ja õpetajad, no super töö. Ja ise ka, kui te olete laval, särage, kallid inimesed, särage. See on tore, lapsed säravad, kõik on nagu õudselt vahva. Ja kui teie ise ka seal juures olete rõõmsad ja õnnelikud, teate, siis on see vaatepilt lihtsalt imeline. Nii, aga lähme siis edasi. Nii, meie esimene lugu on suur maalritöö ja kuidas siis muidu, kui me anname siit kõik kätt Pitslimehele ehk Adeelele. Suurepärane. Aitäh sulle. Aga sa tuled seisad üksinda. Võtad neid seisan ja võtad vastutuse. Väga tore. Aitäh. Me anname siis kõik käe ära, eks ju. Sulle annab neid edasi anda. Karolale anname me utsitamise preemia suurepärane. Jaa, ma arvan, temast saab tulevane lavastaja. Nii, siis Martenile meeldejääva musta rolli eest. Hendrikule suurepärase sinise rolli eest. Ja Edvard Gustavile rõõmsa rohelise rolli eest. Olgu.
nii, aga lähme kohe edasi järgmise lavastuse juurde, mis siis oli lugu kaduma läinud hambast ja esimesena kutsume siia Noora Org hooliva hambaarsti rolli eest. Noora! või õpetaja. ta tuleb. tule siis, sa oled ilus. nüüd tuleb Noora. aitäh, palun. nii, ja vaatame siit edasi Patrick Pastak kavala rebase rolli eest. nii, Patrick, ta juba puhkab, eks ole, töötab tehtud. selge, aitäh sulle. nii, aga Remi Mehine, hundisära auhind. nii, ka juba puhkab, väga õige. nii, ja huntidega ka jätkame. Andres Tuvi, samuti hundisära auhind. ja loomulikult ei saa ka mainimata jätta Taavi Kopp, hundisära auhind. nii, aga palun. kes neid jõuaks lahuta? aitäh, aitäh. nii, lumikelluke. nii, ja liigume edasi lavastuse juurde Lumikelluke ja loodame, et siin juba tulevad inimesed ise ja kutsume siia Johannes Tani tubli tuule rolli ees. Elja Johannes. nii. väga tubli, Johannes. väga tubli, palun. tubli mees. aitäh. nii. nii, ja Eerik Hunt päikselise päikese rolli ees. tubli poiss. oi, mis jalad, vaata, millised päikselised jalad. oma vilguvad ja nii, ja Sando Rõunapuu paeluva pilve rolli ees. palju õnne, väga tubli. mina tahan ka kätt suruda. jah. ja Ketrin Koppel tralliva tantsutüdruku rolli ees. ja ka Noora-Maria Vahtsamäe tralliva tantsutüdruku rolli ees. aitäh sulle. ja loomulikult, ja nüüd me juba edasi järgmise selle juurde ju. me oleme nii. printsesside ja kristalli päästmine. täpselt nii ja kutsume siia Liilia Kelmika käpapatrulli eest. ja. aga õpetaja? kui õpetaja? kas Järve lasteaed on lahkunud? tuleb kohe tuleb, ahaa, näed sealt nad. aga võib abistama tulla. assistendid on lubatud, suurtel näitlejatel on kõigil assistendid. palju õnne. Palle ka. nägi teisi ka seekord. aitäh sulle. nii, ja kutsume siia Martini krapsaka kassi rolli ees. assistendid võivad kaasa tulla. võivad. jah. palju õnne. kas ma võin ka kätt suruda? palju õnne. ja Enso pühendunud poksja rolli ees. nii. assistent. ja sealt ta tuleb. nii. aitäh.
palun. minu poolt ka käepigistus edasi, palun. ja Noora lahedal lõvirolli eest. nii, ja sealt ta tuleb. Aitäh sulle. väga tubli, palun. võta mulle ka seda teist kätt, seda kätt, palju õnne. Elli väikselise printsessi rolli eest. palju õnne. palju õnne, väga tubli. jälle jah. 12 kuud. nii, ja järgmine lavastus kandis meil siis pealkirja 12 kuud ja kutsume siia Mareli Bogdanov oivalise oktoobri rolli eest. palju õnne. aitäh, teil väga meelde jäänud Toome, suur tänu sulle. minu sünnipäevakuu. nii, ja no näed, aga Matteo Portnova musikaalse aprilli rolli eest. väga hästi. väga hästi. palju suurepärane. ja kutsume siia Brigitta Nõmm pirtsaka pereliikme rolli eest. oi, pirts tuli hästi välja. väga tubli, jah. järgmine kord küsi endale printsessi rolli, palju õnne. ja Eti Rannas vapra vaeslapse rolli eest. no näed, hästi tore, väga armas, aitäh sulle. palju õnne. nii, ja ongi siis nüüd praeguseks kiidukirjad jagatud ja ma arvan, et vist on siis aeg hakata vaatama järgmisi lavastusi. hakkab meid nüüd tutvustama. ja muidugi meid ka tutvustama, jah. aitäh. me oleme siin juba üsna tuntud. nüüd on see, et on sakimise aeg.